Estonian and English. Tere tulemast tänasele tuupäevale teenistusele eesti keeles ja ka tere tulemast Lasnamäe Püha Markuse osakonnale video kaudu. And also a special welcome to Lasnamäe St. Mark's congregation who's joining us through video. The service is bilingual, so you can choose your language for the hymn. Te võite lauldes inglise või eesti keeles. I will read the Holy Eucharistic prayer in Estonian because that will be on behalf of the people for Lasnamäe that they can follow along. We can follow along in the translations here. Lasnamäe rahva jaoks ma siis ka kuidas selle algulava palve loen eesti keeles, aga teised palved saavad olema kahes keeles. Let us stand
Lord, O God, and put a new right spirit within me. Loo mulle Jumal uus puhas süda ja uuenda mu sees oma kindel vaim. These words from Psalm 51 begin our Lenten season today. Actually, for us in the English world, a tradition much older would be Shrove Tuesday. Here in Estonia, we eat pancakes, have our pea soup with pig's legs. We celebrate the end of the Christmas season, eating the foods, the fatty foods that we feasted upon. But Shrove Tuesday in our English tradition is a very serious day. It is a day of penitence, a day for confession. Shrove, to shrive, to confess, to receive absolution for one's sins. The word has Latin roots, going back also into the Middle Ages. Shrove, Schrift, Scriba, to make note of. We make note of our lives. We make note of what we have done and left undone. Our expression, short shrift, means today something insignificant. But in the olden days, it meant something totally different. The short shrift was the short time for confession before one's execution. A rather sobering thought. Yet the Lenten journey is not a journey of a brief moment. It is a time to pray, to meditate, and to walk with Christ to Golgotha and also beyond. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall proclaim forth thy praise. For thou hast no delight in sacrifice. Were I to give a burnt offering, thou wouldst not be pleased. The sacrifice acceptable to God is a broken spirit and a broken and contrite heart. O God, thou wilt not despise. With those words of prayer, we enter this season of reflection, of prayer, and preparation for the week of holiness, from Palm Sunday through the events of Maundy Thursday and Friday to the resurrection. Loo mulle Jumal uus puhas süda, juuenda mu sees oma kindel vaim. Tänase päeva moto ehk juhtsalm. Meile, kes eile sõime vastakutreid, herdesuppi, meile oli eile rõõmupäev, mängupäev. Inglise traditsioonis aga vastapäev on patu tunnistuse ja patu kahetsuse päev, kus tuldi kirikusse Jumala ette oma eksimused üles tunnistama ja armukuulutusest osa saama. Inglise traditsioonis keskajal valmistati sellega ette eesseisva paastoaja teekonda. Me ei ole harjunud karnevaliga, pidustustega, aga meie tänased uudised ja meie eesseisvad hädad on meile ka kained mõtted. Keset koroonakriisi ei ole elu mitte ainult pidu, vaid tunnistus sellest, et elu võib olla ka koormav ja raske. Issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks mu kiidetavust, sest ohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid. Õnnetuse ohvrist ei ole sulle head meelt. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja puruks löödud südant, ei põlga Jumal. Nende palge sõnadega, nende salmi sõnadega alustame meie aastaaega ehk Kristuse kannatusaega
Kristusega teekonna, mis viib Jeruusalemma Golgatale ja lõpuks ka Kristus püha tühja haua juurde. Me käime palves, me käime tõsiduses, me käime hargudes ja paludes, et Jumal saadaks meid, hoiaks meid ja kinnitaks meid. Amen. Let us stand to sing the next verses of our hymn, Thy burden in thy passion. Tõuseme laulda järgmiseks salmi, mis iial sina tegid, et sind nii vaeva. Let us confess our sins together first in English and then in Estonian. As we say, I confess to you, Holy God, that I have sinned in thought, word, and deed, and things left undone. In your mercy, think on me, and forgive me my sins to the merits of Jesus Christ. Üheskoos me ütleme, tunnistades Jumalale oma eksimuse. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma harastusest ja anna mulle patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. We receive the sign of the cross and ash today to remind us that Christ is our Redeemer. We remember that we are dust and that to dust we shall return. Risti märki saades tänasel tuhkapäeval tuletame endile meelde, et Jeesus Kristus on meie lunastaja, kes meie surnud, kes meie patud kandnud. Et me oleme põrm ja põrmuks peame jälle saama. Olgu siis see märk meile lootuse ja kinnituse märk, et oleme Kristuse lunastatud. For those wishing to receive the sign of the cross, please come forward in single file. Kes soovid osa saada ristimärgist, palun tulge ükshaaval siia laua juurde. Põrmus oled sa saadud ja põrmus peab sa taas saama. Aamen. From dust you were begotten, and to dust you shall return. From dust you were begotten, and to dust you shall return. From dust you were begotten,
and to dust we shall return. From dust you were begotten, and to dust you shall return. From dust you were begotten, and unto dust you shall return. From dust you were begotten, and to dust you shall return. Põrmus oled sa võetud ja põrmus peab sõna sammu. Põrmus oled sa võetud ja põrmus peab sõna sammu. Põrmus oled sa võetud ja põrmus peab sõna sammu. Let us stand to sing the next verses. My shepherd receive me. Laulame järgmine salmi, su pime surma läheb. Let us remain standing for the Holy Gospel according to St. Matthew, the 6th chapter. Jääme seisma Püha Mattiuse evangeeliumi lugemiseks 6. peatükist. Jesus says here, and when you fast, do not look dismal like the hypocrites, for they disfigure their faces, and their fasting may be seen by men. Truly I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head, wash your face, that your fasting may not be seen by men, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Jeesus ütleb, kui te aga paastute, siis ärge olgu kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis või oma pea ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele,
vaid su isale, kes on varjatud. Ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ärge koguge endile haardeid maa peale, kus koi ja roosterid rikuvad ja kuhu parkad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile haardeid taevasse, kus koi ega roosterid ei riku ja kuhu parkad sisse ei murra ega varasta. Sest kui su are on, seal on ka su süda. Aamen. Let us remain standing for the next verse. The joy can never be spoken. Järgmine salm, mu armas munastaja, sind tänan südamest. Meie palume, let us pray. Püha Jumal, me palume sind. Saada meile oma püha vaim. Jõnista sa söömaaga kõigile, kes siin sinu laual koos on. Ja usus vastu võtavad su poja ihu ja verd, meie elu leiba ja õnnistuse karimad. Meie Issand Jeesus Kristus, see löögi temale anti, võttis leiba. Tänas murdis ja sünnita öeldes. Võtke ja sööge. See on minu ihumiste eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. See samal kogu võttis väga karika pärast õhtu söömaaega. Tänas jälle selle neile öeldes. Võtke ja jõuge sellest teebi. See karika on uus leping minu peres, mis teist valatakse pattude andeks andmiseks. Isagas kus joote. Tehke seda minu mälestuseks. Me täname sind, taevane Isa, et sa oled meid lunastanud oma poja kannatuste ja ristisurma läbi. Me unistame sind, et sa tema üles tõusmisest toonud meile võidu kattu ja surma üle. Tema ühendagu meid püha vaimu läbi, kõigi päästetuga täna ja kord taevases riigis. Kristuse läbi, Kristusega ja Kristuses on sul Jumal kõige väärne Isa, pühavam ühtsuses, au ja kiitus igavesti. Amen. Let us pray each in our own language as our Savior has taught us. Me palume nagu Jeesus Kristus meile on õpetanud. Meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sind kõrab riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Murdes koos leiba, oleme üheskoos Kristuse ihu osaluses. Nõnda nagu leib on üks, siis meie, paljud, saame üheks ihus, sest me kõik saame osa sellest ühest leibast. Issanda rahu olgu teie kõikidega. The peace of the Lord be with you always. Ja sinu vaimuga. Tervitame teile neist rahusooviga kaugusest. Let us greet each other with a sign of the peace from a distance, so that we, in fellowship, are still part of one community. Oleme ühes koos siin Jeesuse Kristuse nimel kõigi kaudselt.
For those wishing to receive the Eucharist, please come here under the root in single file. Kõik, kes soovivad osa saada armast, palun tulge siia võidukaare alla, sest kõik on valmis. Isa Jeesus Kristus, sinu eest antud. Jesus Christ, given for you. Jesus Christ. Isa Jeesus Kristus, sinu eest antud. 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 We thank you, Lord, for feeding us with the body and blood of your dear Son. Me täname sind, Jumal, et sa oled meid hoidnud oma armuga ja uidu ja verega. Aamen. Let us be standing as we sing the next verse, My Savior, be thou near me. Laulame järgmise salmi, kui ükskord mina pean siit ilmas lahkuma. Kui 'Ykskord pean minä, 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 minä,
õnnistagu teid kõige väärival Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim.